Tere hommikut, tere tulemast 183. videomeditatsioonile. Informatsiooniks räägime täna Erki Toomala raamatust tõlgitud teksti. Raamatu nimi on Õpetusi elust uuel moel, peatükk 4. Vahel avan inimesest veel palju muudki kui seda, mida olen varem teile õpetanud. Olen jälle see uusima ruumi mingi oskamise ja õpetamise olukorras olev energia, mida oskan aeg-ajalt endast avada. Kui sina, armas lugeja, ja sinagi vanast mehest nüüd esile tulev uuem ja just nüüd eriti osavalt õppiv ruum, suudad ehk juba hetkelt asetada end olema natuke sina ise. Ehk uue inimese ühes olemises edenenud väga eriline ruum. Minulgi on siis vaja osata hoida end natuke sinust lahus, nii ütleb kõrgeim. Et edeneksid väga-väga osavalt jälle oma oskusesse olla ja areneda uueks osavaks inimese ja mingi teise ruumi ühiseks ruumiks. Kumbki siis oskab ise olla, isegi natuke sama või ainagi natuke sarnane, kui vaid on mingit viisi isegi püüdnud hoida enda aja ja selle teisegi oskaja ruumidest aina aeg-ajalt igas osas lahti. See olemine oskab siis iseend avada, kui vaid oleme osanud avada selle ukse või haagi endast. See haagiks või ukseks nimetatu on ehk igale oskajaks õppinule aina olnud osaval moel natuke peidus ja natuke esile tõusmas aina, kui oskame ise õpetada endast esile sedasama olemise salapära, kust oskab end esile tuua natuke uuem ja kes teab isegi temagi, mida ise nimetan osavaks ja õppivaks ruumiks endast. Ruumid on aina siis need, millede seemne sarnastest olukordadest suudetakse tõsta esile täiesti uusi olemise salapärasid justkui kasvama ja edenema sees täiesti uuel ja erilistelgi salapäradel. Kes siis oskab, temast tõstetakse esile isegi väga erilisigi oskajaiks õppijaid. Seegi kirjutus on ehk üks näide selle avanemise salapärast. On ju igal uuel oskajaks õppijalgi aina natuke nii andeid ja salapärasid, mille mingit keemiat või mingid alguse ja algamise salapärad ei hakka kunagi endast osavalt mõistma, siis veel kellelegi õpetama, vaid igaühel oleks selleks olemiseks iseend tarvis suuta asetada. Ja samas ka osata avada need uksed ja haagid aina sellele või sellisele, kust osavaimadki mitte kunagi ei hakka midagi tõstma esile iseendana, vaid seda oskab teha vaid tema või see, mida oskame juba nimetada inimese omaks ruumiks ehk temaks, mida nimetame meis olevaks suureks ja väga väikeseks killuks elust endast. Keegi siis ei oska ise tõsta neid osavaid ruume esile, nii nagu see meis olev osav pool ehk tema oma kõrgem mina. Temas on ehk aina kõik seegi, millest ise püüame mõelda tõusvat esile neid uusi oskajaid või kas oleks kuidagi veel keegi teinegi, kes oskab siis asetuda meist justkui avama esile mingeid osavaid pooli. Nüüd üks ruum asetub jälle ise rääkima, kas mul on õigus, kui tõin esile uue teema sellest ruumi avamisest. Ja nüüd siis kõrgeim räägib. Armas Erki, sinus on ehk jälle avanenuna üks kõige uuem ruumidest, kui isegi usaldad olla natuke eri meelt minuga ja püüad justkui õppida veel midagi sellist, millest ma pole kunagi rääkinud sulle ega teistelegi oskajaiks õppinuile. Alustan täiesti uutest oskamise salapärade esile toomisest, kui hetke pärast avan iseendast natuke sinust juba esile tulevaid muidki oskamise salapärasse asetunud andekusi.
Iga oskajakski õppija on ehk aina osav ja ise avav, kui usaldab rikkuda seda oskamise salapärast piiri, mida oled iseendast juba osavalt õppinud natuke praotama. Ehk just suutnud rikkuda oma oskamist ja samas ka minugi antud piire. Inimeses on aina olnud ja ehk on ka aina väga erilisi andeid olla natuke uudishimulik ja natuke ka julge, kui oskab esitada neid täiesti uusi ja vahel vägagi uudseid ja erilisi küsimusi minule. Sinus siis ehk on just sellist oskamist ja kes teab, isegi täiesti uudset andekuse ja salapärade esiletulekut, kui ise teed neid küsimusi oma osava ja natuke ka õppinudki inimesena ja tema uusima ruumina. Kuid mitte kunagi ei ületa seda piiri, kes oskab aina olla väga erilise oskust ületava ja nõudliku oskajana nende küsimuste taha peitununa. Kes siis oskab vältida selliselt eriliselt oskajalt? Temast võidakse avada seegi, mida tavaliselt ei avata muudest või teiste ruumidest, vaid suletakse aina kindluse mõttes ka sellelt peitunud olevuse eest. Nii ühest küsimusest oskan avada sinule nüüd täiesti uudset teadmist ja salapära, sest oled ju uus, uuem ja täiesti ehtsa oskamisega väga eriline inimese ja osava olemise avaja. Siis oled uus, uuem ja isegi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja just nüüd oled avanud endale täiesti uue oskamise ruumi, olla isegi 100. ruumis, olev oskajaks õppinud vanamehe ja samas osavaima osaühendus. Selles ruumis oskad ja õpid isegi olema oma osavate ruumide avaja. Keegi ega miski pole kunagi sulle, armas poeg, enam takistusena ega isegi mingi aeglustajana, vaid oskad nüüd ise avada kõik, täiesti kõik oskused, mida oled igavikust alates hoidnud kuskil teises ruumis, justkui peidus endaltki. Nüüd uksed ja haagid on avatud kõikidele annetele ja salapäradele. Olid need siis kui kaugetes ruumides või lähedastes tahes. Keegi ega miski muu ei saa tulla takistuseks sinu annetele ja salapäradele, tulla aina esile, kui vaid oskad alul asetada end sellesse ruumi, kus oled just nüüd ehk asetuda olema viimaks ruumis 100. Sinna ruumi pole isegi osavaimatestki tavaliselt keegi osanud end tõsta veel, kui nad pole ise avanud neid uusimaid ruume täiesti avatuiks ja isegi nii, et neist oskaksid tõusta kõik anded ja salapäraviisid esile nende oma oskusega. Isa ja elu ise ütlevad nüüd sinule, Erki, et avane igas vaikuse ruumis olles aina sellele uusimale olemise ruumile, mida mina, suur energia, suur anne ja suur salapära hakkan koos tõstma sinule endast kasutusse neile uusimatelegi salapärade vormidele. Ehk avane uute oskamiste abil igale oskusele juba alati, kui asetad end igaviku väravate välisesse ruumi. Sealt mina avan sinule kõik selle, kuhu osavaimadki oskajad pole end veel osanud tõsta. Ehk olla ja õpetada end olema sellises ruumis, millele annan nüüd nime 1, 3 ja 4 ja see ruum, mis oskab olla aina kõikide suurte oskajate ruum. Ehk nende 3, millede nimed on Isa, mina, elu ise ja püha vaim. Seda mina hakkan osavalt nimetama uute oskajate ruumiks. Kui ükski oskab, kas oskavad siis teisedki? Sellele küsimusele pole veel vastust, vaid see ootab esile tulekut veel mõnedest uutest oskajatest. Inimese poegadest ja tütardest siis ootan veel samamoodi esile tulekut kui sinust, Erki. Nii et hoian neid uksi või haakideks nimetatud lukke veel täiesti avatuina igale usinale ja uue oskuse ja salapära avajale. Keegi oskab, mõned isegi ei taha ega hakka kunagi end sinna ruumi
end tõstma, vaid õpetavad endast mingeid teisi oskusi olema isegi uute meistritega võrdväärsed ja samas teevad väga tarku oskamise salapäraseid teiste inimeste aitamiseks. Suurimatestki oskajatest pole siis kõikidel vaja õppida tõstma esile selliseid oskusi, mida on vaja vaid aeg-ajalt tõsta inimese ruumi justkui teistele eeskujuks ja väga suurteks teaduslikeks imedeks. Nii osavalt olen jälle osanud rääkida, keda mina avan sellesse ruumi, mida olen just hetk tagasi nimetanud uute oskajate ruumiks. See ruum on nüüd avatud ühele vanast mehest avatule uusimale oskajale, mida hakkan ise aina nimetama tema uusimaks olemise ruumiks. Ehk olla ja õpetada endast esile neid andeid ja salapärasid, asetuma tegema imesid teiste aidatavateks nimetatud kaaskulgejatele. Nende eriti kaunisti avatud sõnade ja lausetega lõpetan ühe erilisematest kirjutustest sulle, Erki, ja sinu osavaiks õppinud õpilastele. Nüüd olen natuke sinus, natuke sinu õpilastes ja isegi vahel, kes teab, teisteski lugejates. Kes oskab, see oskab olla ja edeneb edasi. See oli tänane tekst. Nüüd ühendame end universumi kirkusega, minnes südame vaikuse ruumi. Palume universumist meile saata kirgast valgust meie oma tarbeks. Isa, ema, eluhingus, helilätte, sõnatu tegevus, kosmose looja, anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt. Aita meid teed kulgedes hingata vaid sinust kiirgavat tunnet. Luba meil käia samas taktis sinuga, et liiguksime kui kuningad ja kuningannad kõikidega koos. Luba meil sisimas tunda maa vaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat tarkust. Ära luba maiste asjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist. Ära luba meil unustada, et sina oled maailma võim ja au, alati uuenev laul, mis kaunistab kõike. Olgu sinu armastus seal, kus sünnib tegevus. Nii olgu, aamen. Ja nüüd jätkame valguse vastuvõtmist vaikuses.
täname universumit lahke Anni eest ja palume jätkata meie kaudu valguse saatmist paikadesse, kuhu me nüüd kohe siirdume. täna on kõige esimene paik Põhja-Korea. katame Põhja-Korea valgusega. ma juba näengi neid energiaid ikkagi nii, et valgusportaal helendab ja ümberringi on tume. katame Põhja-Korea valgusega, muudame ära tumeda energia. ma ütleks teile, et praegu lõi hetkega kõik kirgasvalgeks. ei olegi midagi teha, kõik on kirgas. õnnistame, täname. järgmise on uiguuride ala Hiinas. katame uiguuride ala valgusega. jällegi näen, kuidas hetkega lööb kõik laia ala valgeks. väga kirkaks. õnnistame, täname. järgmine on Tiibet. katame Tiibeti valgusega. Tiibetis on halli päris palju. ja kõik kohe muutub. siin läheb pisut kauem aega, aga muutub, juba näen, kui kirgaks kõik läheb. õnnistame, täname. järgmine on Taiwan. katame Taiwani ja ümbritseva mere valgusega. täna toimub kõik hetkega. meri on kirgas, Taiwan on kirgas. ja nüüd tuleme Afganistani. Afganistanis on praegu suured üleujutused. inimesed, loodus, kõik on hädas. katame Afganistani valgusega. hetkega lööb täna kõik heledaks. tänased energiad toimivad veel kiiremini kui neljapäeva õhtul. kõik on hele. terve Afganistan on kirka energiaga kaetud. õnnistame, täname. järgmine on Iraan. Iraanis pool Iraani on hele ja pool on tume. läänepoolne osa on täiesti tume. tumehall, ütleks nii. muutus juba toimub. ja jällegi lööb hetkega kõik heledaks. ma ütleks, kogu Iraan, hiigelsuur riik Iraan on kirka valgusega kaetud. õnnistame, täname. järgmine on Iraak. näen seda halli osa ja juba muutus sealgi toimub. hetkega on ka Iraak kaetud valgusega. järgmine on Süüria. jällegi valgus lõi hetkega üle Süüria. Süüria on väga kirkas valguses praegu. õnnistame, täname. katame ka Türgi valgusega. mingi osa on hall, mingi osa on ilus hele. halli osa muudame ära. ja juba lõigi kirgas valgus ka seal, terve üle riigi. järgmine on Liibanon. ikkagi see mere äär on tume, aga valgus juba muudab. meil nii kiiresti ei olegi kunagi toimunud muutust nagu täna. väga eriline, kogu Liibanon ja mereala on kõik kirgas. järgmine on siis Iisrael. katame Iisraeli valgusega. põhja pool on heledam, mitte päris hele ja lõuna pool on täiesti tume. vaatame, kui kiiresti siin valgus toimetab. ülemine osa on juba heledaks, kirkaks muutunud.
lõunaosa veel ei ole. muutus toimub siingi, aga aeglasemalt. Iisrael on kirka valgusega üleni kaetud, õnnistame, täname. järgmine on Gaza sektor, täiesti tume. eriti lõunapoolne osa on täna väga tume. juba muutus toimub. õnnistame, täname ülejäänud Palestiina alad. ma ütleks, need on helehallid. muudame ära. õnnistame, täname. järgmine on Põhja-Egiptus ja põgenikelaagrid. ma ütleks keskmisel talv. natuke tumeda poole, aga valgus juba sisenes sinna halli energiasse. ja praegu lõi hetkega kõik kirkaks. õnnistame, täname. nüüd läheme Sudaani. katame Sudaani valgusega. keskosa on väga tume. tume hall lai, 1/3 Sudaanist ja see on keskosa on tume. mujal pool on mitte päris hele, aga heledam, ütleks nii. katame kogu Sudaani valgusega. jällegi toimus muutus. hetkega. õnnistame, täname. nüüd läheme Burkina Fasosse, katame Burkina Faso valgusega. kätest on tunda, kui tugevalt energia voolab. Burkina Faso on valgusega kaetud, õnnistame, täname. Niger. Niger on valgusega kaetud, õnnistame, täname. Mali. nii nagu ütlen nime, nii näen seda halli ja näen, kuidas hetkega nagu sähvatab kõik valgeks. terve hiigelsuur Mali on kaetud valgusega. õnnistame, täname ja nüüd tuleme Ukrainasse. tuleme Krimmi poolsaarele ja palume Krimmi püramiidide energiatel ühineda universumi kirka valgusega. värv muutus kuldseks, valgus kumab läbi. väga õhuline ja ilus valgus. terve Krimmi poolsaar on praegu sellega kaetud, liigume mööda Ukrainat edasi, mööda Musta mere rannikut lääne suunas. see valgus liigub ülikiiresti. on kuld, on valge valgus. oleme jõudnud Hersoni. Hersoni tumedad energiat muudame ära. siingi lõi kiiresti kõik heledaks. liigume edasi Odessa suunas. et kohati on
rohkem valget valgust, kohati on kulda rohkem. kõik on väga kerge, õhuline ja väga kiire liikumine. oleme jõudnud Odessani, seal on tume hall. energia kuni lääne piirini välja. valgus juba teeb oma tööd. liigume edasi mööda lääne piiri põhja suunas. näen praegu ühte tõesti halli ala. ei oska kohta nimetada. juba valgus ja kuld on sisenenud sellesse, muutus ongi toimunud hetkega. võime edasi liikuda. liigume väga kiiresti. meile jääb kirgas energia selja taha. olemegi põhjapiiri ääres väljas. liigume nüüd ida suunas mööda põhjapiiri. küll on ilus energia. oleme Kiievis ja tähendab kirdenurgas. siin on tume energia, tume hall, ütleksin. ja juba muutus toimub. ongi hetkega kõik kirgas, liigume mööda idapiiri Musta mere suunas. oleme jõudnud Harkovisse, seal on täiesti tume energia. valgus sisenes ja juba muudab. Harkov on heleda energiaga praegu kaetud. kirka, väga kirka energiaga. katame nüüd vallutatud alad ja lahingutandrid, teised lahingutandrid. musta värvi on lahingutandrid. valgus juba kiiresti muudab. ma ei olegi nii kiiresti muutmist näinud nagu täna. kogu Musta mereni on kõik see hiigelsuur ala praegu väga kirgas. on valgust, valget valgust ja kulda. katame nüüd ülejäänud Ukraina. ma ei näe Ukrainas enam ühtegi halli paika, kõik on kirka valgusega kaetud. õnnistame, täname, nüüd katame veel Moldova ja Transnistria. siingi kõik hetkega muutub kirkaks. õnnistame, täname, vaatame nüüd Eestit, mis siin emadepäeval toimub.
ma ei näe kuskil halli. Eesti on kirka valgusega üleni kaetud. Soovime kõikidele Eesti emadele ilusat emadepäeva. Väga kirgas energia, õnnistame, täname. Ja täna toimus küll imeliselt kõik, ülikiiresti. Hakkaks alati nii kiiresti toimuma. Täname universumit, täname täheolevusingi, pleadlasi. Täname esivanemate vaime, täname maahoidjaid, kaitsjaid, püramiidide energiate eest hoolekandjaid ja mina tänan teid kõiki. Suur-suur tänu, tegime suure töö ära, väga kiiresti, enneolematult kiiresti. Tänu teile ja kena emadepäeva jätku. Ma hakkan nüüd teie vastukajasid lugema, mind väga huvitab, kuidas seda ülikiiret muutust teie täna tajusite. Veel kord aitäh teile, õnnistust ja mina lõpetan tänaseks.